Onkoloogika. Räägime vähist. On saade, mis avab ausalt ja tabudeta 2 noore naise elu ootamatu 4. staadiumi vähidiagnoosiga. Saadetesse mahub nii igapäevaelulisi mõtisklusi, arutelusid oma ala ekspertidega kui kogemuslugusid kaasteelistelt. Tere, Pille! Vabandust, et seda see otse kirjutan. Aga lugesin su raamatut, olles ise värskelt silmamelanoomi diagnoosi saanud. Aitäh, et oma lugu jagasid. Usun, et see aitas mul pehmemalt uude reaalsusesse maanduda. Viimase kuuga on tekkinud tugev soov kuidagi panustada ning leida üles inimesed, kes sarnast teed käivad. Kas ma mäletan õigesti, et oled tartlane? On siin kandis mingeid kokkusaamisi, kogukondi tekkinud vähidiagnoosiga inimestest? Tere, Kristel! Olen südamest tänulik, et pöördusid ning et leidsid mu loos teatavat tuge. Karm on see teekond, mida me käime, aga eluline. Jagan oma lootust sinuga ja usun sügavalt, et elutohe püsib. Olen Tartu lähistelt ja ei ole hetkel selliseid üldisemaid vähidiagnoosi saanute kogukondi, kuid mõtted tugevalt liiguvad sinna suunda. Kuna on veel ka teisi, kes on mu poole sama küsimusega pöördunud. Mul mulguvad mõtted ise midagi luua. Aga millist keskkonda sa ise näiteks otsid? Kas lihtsalt sellist jõustavat jagamise ringi, kogemusnõustamist, tugigruppe, mingeid ühiseid huvitegevusi? Mul on täpselt samad mõtted. Olen hingelt käivitaja ning tahaks oma energia suunata millessegi, mis annab kogukonnale tagasi. Otsingi just kamraade, kellega koos pihta hakata. Ja mulle tunduski, et sinust võiks hea kambajõm saada. Ma hea meelega saaks sinuga tuttavaks, mõlgutaks mõtteid ja võib-olla olekski hea koos pihta hakata. Ma jälle tõden, et kõik juhtub millegi jaoks ja su ellu saabuvad õiged inimesed ise. Ülimalt hea meelega saaksin sinuga tuttavaks ning teeks ajurünnaku, et kuidas midagi toimetama hakata. Kuidas sul see nädal vaba ajaga lood? Olen hetkel veel kodune ja võin täitsa sind enda pisikesse tarekesse külla kutsuda. Õhtupoolikutele on vast kohvikud parim variant. Siis lapsed ja pere kodus. Ma usun ka sellesse. Kirjutan varsti. No nii, siin me oleme. Sellest vestlusest on kohe varsti aasta aega möödas. Pille ja Kristel ja Pille esimest korda omavahel tutvumas. Ja tuleb tõdeda, et 2 vähidiagnoosiga naist, kes mõlemad parasjagu olid kodus, et tööl ei käinud, päris raske oli ikkagi leida seda ühist aega, et natukene mõtteid vahetada. Aga vähemalt me oleme koos nüüd jõudnud siia Delfi stuudiosse, et salvestada ära meie esimene taskuhäälingu osa. Sest et jätkuvalt süda kutsub jagama, koonduma, ühiselt mõtlema ja seda olukorda vähipatsientide jaoks täna Eestis edendama. Just, ja nagu me näeme, siis tegelikult meid on ju nii palju. Et lähme kuskilt maalt. Jaa, aga viisakas oleks vist tuttavaks saada, sest eks Pillesid ja Kristeleid ole hulgim tõenäoliselt siin Marjamaal, aga miks meie 2 siis oleme koos saanud seda saadet tegema? Oleks võinud olla ka natukene paremaid põhjuseid, miks teineteist leida, aga paratamatult vähk tabab ootamatult ja tabab neid, kes seda kõige vähem tihtipeale ootavad. Nii et siin me nüüd oleme tegemas vähiteemalist podcasti inimeselt inimesele läbi eluliste lugude. Ja need elulised lood ongi need, mis kannavad. Ja kindlasti me ei pretendeeri siin mingisugusele suurele teadmisele, sest me lihtsalt tunnetame seda teed, mida me käime, märkame, tekivad ideed, tekivad mõtted, tekivad uued kontaktid, me oleme mõlemad sellised agarad asjatajad muidugi, nii et tahtsime seda kõike teiega ka jagada. Et ükski vähipatsient kuskil ei oleks üksinda, ei tunneks ennast eraldatuna, äralõigatuna, teistest erinevana, vaid saaks samastuda, saaks kaasa mõelda, seda saadet kujundada. Nii et vaatame, kuidas meil minema hakkab. Igal juhul oleme meie nüüd siin teie jaoks olemas, räägime enda lugu, räägime ekspertidega ja kaasame kindlasti kõiki kuulajaid ka, kes vähegi asjast huvituvad selle saate kujunemisesse. Just nii. Aga hakkame siis pihta, lubasime siin tutvumist, kuna vähi teemadel me siin arutlema hakkame. Võib-olla siis markeeriks ära ka
mis need diagnoosid siis meie kahe puhul on? No ma siis alustan. Alustan. Minu diagnoos on siis müksoidne liposarkoom, mis on siis selline pehmete kudede kasvaja. Ja minu teekond hakkas 7 aastat tagasi. Täiesti tavalisest süütust protseduurist veinilaiendite lõikusel siis tuli välja, et seal on ka midagi muud peale selle voha veinilaiendि. Ja tekkinud oli siis 10 sentimeetrine kasvaja säärele, vasakule säärele ja metastaas ka maksale. Et siis 7 aastat tagasi, ma olin siis 32, laksust 4. aste. Et oli, mida nii-öelda esimese laksuga seedida. Ja tänaseks 7 aastat möödas? Ja, no selle 7 aasta sisse on nüüd mahtunud, et mina olen paraku siis see, keda see teekond rahule ei jätnud, kuigi tegelikult alguses ju ravi oli justkui nagu tervistav, et läbi operatsioonide, kiirituste, keemiate ma sain mõlemast koldest nii-öelda vabaks. Aga 5-7 aasta sisse on siis 5 retsidiivideket mahtunud, et on olnud üksikkolded, on hulgikolded, on opereerimatud kolded, opereeritavad kolded, et aga ometi sa oled siin ja naeratad mulle üle laua oma maailma säravaimat naeratust. Ja see on väga lahe, et sa jätkuvalt siin meiega oled. Minust võib-olla nii palju, nagu ma juba sulle Facebookis kirjutasin, et tohutu algataja ja käivitaja ja et kogu aeg 1000 asja korraga olen oma elus ette võtnud ja võib-olla osalt seetõttu ka olen täna siin, kus ma olen, sest ei ole osanud liiga hästi ennast hoida oma varasemas elus. Ja eelmise aasta veebruaris siis avastati minul silmas silmamelanoom. Jah, melanoom võib avalduda ka silmas, polnud õrna aimugi. Sain kiiritust, metastaasi ei leitud, kuni tuli sügis, metastaasid leiti. Ja nüüd samamoodi siis maksa metastaasidega silmitsi ma seisan, silmitsi. Üks silm on ainult alles ka, sest et teine lõigati suvel ära. Ja katsun kuidagi toime tulla ja välja mõelda, kuidas elada jätkuvalt oma parimat elu, nii et meil vist on mõlemal ikkagi pigem väga haruldased kasvajad. Ja no üldse sarkoomilised on tegelikult üldse neid on, minu jaoks oli täiesti müstiline ka see, et sarkoomid jaotuvad veel omakorda. Neid on ikka, ma ei tea, mitukümmend alaliiki on eraldi veel sarkoome, et ma polnud kuuldki sellest diagnoosist varasemalt mitte midagi. Et ta on suht haruldane, jah. Just. Ja kui siin ka ma enda haiguse statistikat kuskilt guugeldasin, siis päris hea jackpot ikkagi selles kontekstis. Sinul on nüüd sellise äraspidise loteriina on siis ikkagi selline jackpotide jackpot, et just kõige agressiivsem esineb 5 inimesel miljonist ja minu versioon siis veel omakorda nendest 5 igal 10. heal juhul, et aga nagu Pille on mind alati siin julgustanud, ole ise enda statistika, nii et küll me siit me räägime täna veel just statistikast ja räägime sellest, kuidas siis mida statistikat, olles ise mitte statistika. Just, aga nüüd, kuna see meie esimene saade on, natuke alla roosilehe vibe tuli kohe praegu asja kallale asudes, siis pühendame selle saate esimesele peatükile, ehk siis diagnoosi saamisele. Täna meil siin külalisi ei ole, aitame teemat avada teineteisel läbi enda näidete, aga kindlasti juba järgmistes osades on siia oodata erinevaid põnevaid eksperte kõikvõimalikel teemadel, mis ühte vähidiagnoosi saanud inimest või ka vähiennetust lähedasi puudutada võivad. Aga täna peate meie kahega leppima, et jagame teiega täna oma lugu ja vaatame, kuhu me siit edasi jõuame. On ju nii. Aga hakkame siis kuskilt otsast pihta, et sina, Pille, oled tegelikult ju lisaks sellele, et oled ise kõvasti kogemusi omandanud vähiga silmitsi seismise kontekstis, oled ka kogemusnõustajaks õppinud, et
et ma olen kuulnud siin mainimas sellist toredat sõnapaari või liitsõna nagu kriisikaar. Mis see on? Jaa, vaat see kogemusnõustamise õpe oli üks selline üdini vajalik ja ilus teekond, mis tegelikult minu jaoks kuidagi pani mingid asjad nagu omadele kohtadele. Et see programm oli äärmiselt vajalik, sisutihe. Aga jah, vähk on ju elumuutev kriis ja ikkagi inimene, kes selle diagnoosi saab, ta ei ole mitte kunagi enam samasugune ja see siis meie pagasid on erinevad, mis elusid me elame, meie tugigrupid, on see diagnoos tervistav, elupikendav, et sealt hakkavad juba omad rollid mängima. Aga samas see kriisi kõver või selline kriisi käsitlus me tegelikult ikkagi iga patsiendina kukume sinna hästi ühesuguselt, et me oleme kõik inimesed, me tunneme kõik tundeid ja lihtsalt see etappide pikkused on erinevad. Et ma arvan, et see esialgne diagnoosiga kaasneb see šokifaas, see on meil kõigil. Et Kristel, kuidas sul selle šokifaasiga oli? Kui sa nüüd tagasi mõtled, siis mis toimus su esimesel päeval või kuidas üldse sulle see diagnoos teatavaks tehti? No, see oli selline huvitav lugu. Üleüldse, et see haigus mulle selliselt märku andis endast, et mul silmavärv muutus. Muidu ilusad rohelised silmad, alati pidanud seda parimaks osaks enda juures. Ühel hetkel ema vastas, et üks silm oli muutunud pruuniks. No jah, mis oli ikka, et võib-olla vanemas eas siin tulevadki vanaema pruunid silmad, toimub mingi värvivahetus, aga Google ütles, et see ei ole väga tavapärane. Ja kuna ema ka meedik on, siis ikkagi mind kohe kupatati Tartusse silmaemosse igaks juhuks ekspertarvamust küsima ja eks ma juba selle valve silmaarsti olekust nägin, et see vist ei ole mingi väga tore asi, mida ta sealt leidis, sest et iga nurga alt ja iga võimaliku masinaga, mis seal selles valvekabinetis oli, ta mind vaadata tahtis. Ja ta ütleski mulle esimese asjana, et homme sõidad Tallinnasse, lähed doktor Kleti vastuvõttele, kes on meil Eestis silma kontekstis kõige parem spetsialist. Ja siis ma küsisin vist ise ta käest, et mul on mingi kasvaja silmas, jah. Väga suure tõenäosusega jah. Nii et ma kuidagi juba tegelikult sinna nagu minnes või juba mul nagu mingi sisetunne ütles, et see ei ole ilmselt niisama see silmavärvi muutus. Aga ma ei mäleta, et ma oleksin kuidagi seal nagu seda kuuldes arsti käest kuidagi kokku veel varisenud. Et okei, homme lähme Tallinnasse, vaatame, mis seal räägitakse. Ja sinna me siis emaga sõitsime ja seal ei olnud pikka jutu. Doktor Klett vaatas mulle silma ja ütles, et lapseke, asi on halvasti, siin ei ole midagi ilustada, väga agressiivne, väga haruldane, ravivõimalused 5 aastat tagasi puudusid, vedas, et sa said selle diagnoosi täna, mitte 5 aastat tagasi, sest et see oleks surmaotsus, täna natuke lootsust on. Midagi sellist. Ja siis ma seal siis istusin, see juba oli natukene nagu karmim reaalsus. Saadeti mind allakorrusele ultrahelisse ja siis ma mäletan, et kui ma seal enda selle järjekorra numbriga istusin ja ootasin, et siis kontrollitaks, kas äkki on juba mingisugused metastaasid ka kuskil, siis võt seal ma nutsin oma esimese peatäie. Ja ma arvan, et see oligi minu puhul see võib-olla esimene šokk. Aga kui juba öeldi, et ultraheli mingisuguseid siirdeid veel ei näidanud, tulevad täiendavad uuringud, siis sealt edasi kuidagi ma mäletan pigem, et ma läksin üsna rahulikult sealt ära. Aga see esimene peatäis nuttu ikkagi tuli ära. Nii et see oli see esimene ots, jah. Ja siis läks kõik juba üsna kiiresti, et onkologi vastuvõtul erinevad uuringud, kiiresti juba haiglasse sisse, et alustada selle kiiritusraviga. Ja eks siis tulid juba uued emotsioonid, sest et haiglas olles juba nähti operatsiooni käigus veel lähemalt, mis toimub. Aga see esmane šokk oli, jah, oli selline.
Nii et aga ma ei teagi, ega ma ise seda teooriat nagu selle käsitluse mõistes väga, väga hästi ei tunne. Et mulle vahepeal tundus, et ma võib-olla on katki natukene kuidagi psühholoogiliselt, et mu käest on küsitud ka, et kuidas ma seda kõike nii suure nagu kuidagi pealtnäha rahuga olen võtnud, et kas ma eitan või ma surun alla või ma olen sotsiopaat või mis mul toimub. Ja ma olen ise seda küsimust ka hästi palju enda käest küsinud, aga ma arvan, et ma siiski olen nagu moel või teisel need faasid ka ikkagi läbi teinud. Jaa, siin ega meie keegi ei ole ju hariduselt psühholoog või omades mingit sellist asja, aga see kriisikõver on minu jaoks lihtsalt, kui inimene on ju seal šokifaasis või tegelikult šokifaasile järgneb ka see reaktsioonifaas, kus siis minul oli šokifaas ikkagi hästi tugev. Mäletan ka, et tulin ultraheli kabinetis, siis õde ütles, või see arst, kes seda siis protseduuri teostus, ütles, et vaatepilti ei meeldi mulle, võtke ühendust onkoloogiga, loomulikult onkoloogil on meil paraku jätkuvalt täna kirstukandja mentaliteet küljes. Ja et sõnaga onkoloog ikkagi kukub kokku see kogu maailm korraks. Aga ma võtsin oma esimese peatäie, aga mina sain aru, et minu tõmbas šokifaas ikkagi nii lukku, sest et seda aega, mis sellest nii-öelda siis sellest ultrali protseduurist kuni päriselt selle reaalse diagnoosini, ehk siis kui see biopsia kõik võiti seal vahepeal ja ma ei mäleta sellest väga mitte midagi. Et siin ma saan nüüd aru, et aju on nagu midagi ära kustutanud või nagu kaitseks peitu pannud, et ega ise ei ole ju mõtet kaevamaga tegelikult hakata, on ju. Aga miks see kriisikaar just nagu mulle seal väga imponeeris, on just see, et võib-olla ka šokifaasis me veel ei saa aru, reaktsioonifaasis me võib-olla ka väga kohati veel ei saa aru, aga seal võib-olla saavad lähedased rohkem aru sellest, et reaktsioonifaasis tuleb kõik need miks küsimused ja elu on ebaõiglane ja miks mina ja see oli ka hästi tugevalt minul ikkagi nagu üleval, ma olen üldse hästi emotsionaalne inimene. Et lihtsalt see mingi hetk annab tohutult nagu endale sellise natuke laiema pildi, et kus ma siis nagu parasjagu selle olukorra olen. Et just kui see nii-öelda need kõige suuremad tundepuhangud hakkavad settima, et mis siis nüüd ikkagi nagu minuga toimub. Sest kui ma mõtlen, mis siis nagu edasi tegelikult sealt saama hakkas, on ju. Saad selle esimese litaka kätte, nutad oma peatäie ära, siis mulle tundub, et kui ma nüüd kõva häälega mõtlen, et kui ma mõtlen selle peale, kellele ma helistasin haiglas, keset ööd, siis kui ma sattusin paanikasse sellepärast, et arst oli mulle samal päeval öelnud, et opi käigus paigaldati siis silma kiiritusplaat, mis nädal aega oli silmas sees, õmmeldi sinna silma muna külge kuidagi veel nüüd plaat isegi 2 tükki ja siis nädala pärast võeti teise opiga need silmast välja. Et kui see esimene opp ära oli, arst tuli, ütles, olukord on halvem, kui me arvasime. See asi on seal oluliselt suurem ja laiali valgunum ja ka selline, et me ei ole midagi sellist enne näinud. Ja kuna sellel nagu müts maha oma arstide ees täiesti fantastiline tiim tegeles mu silmaga, aga ikkagi sa januned nii väga nende teadmiste järel, et ma isegi esimese hooga ei osanud midagi küsida rohkemat. Ja arstide elu paraku Eestis on selline, et sa jooksed ühest palatist teise, ühelt opilt teisele. Et siis, kui arst oli ära läinud, siis mul tekkis mingi mustmiljon küsimust, millega ma siis jäin sinna praadima, kuni ühel hetkel, siis kui öörahu haiglas saabus, ma järsku tundsin, et okei, nii, mis ma nüüd pean tegema hakkama? Kas ma pean hakkama kuskilt mingisugust rahastust otsima? Kas ma pean leidma mingid inimesed, kes aitavad mul leida mingid ravivõimalused, sest et arst kohe ei osanud midagi öelda, metastaasi oht väga suur. Kui metastaas tekib, siis on väga vähe šansse ellujäämiseks ja nii edasi, et ma ei helistanud oma elukaaslasele või mõnele sõbrannale või oma vanematele või kellelegi, vaid ma helistasin Tšau Marilis ühele toredale kommunikatsiooni inimesele, kellega me oleme koos erinevaid ägedaid projekte teinud varasemast tööelus ja rääkisin talle, mis muga on juhtunud
ja et kas ta on valmis tegema minuga koos erinevaid siis strateegiaid looma, välja mõtlema, kuidas ma sellest välja tuleksin, kui ma ei suuda seda ravi rahastada või mis iganes. Ma nutsin talle seal torus, ta oli vist äkki oma õhtusöögi alles lõpetanud ja kuidagi täiesti mingis omas elemendis seal. Ja lihtsalt see oli väga veider, et ma talle helistasin. Aga mulle tunduski, et ma võib-olla kogu see väline tugevus ja rahu, mis minus oli ka selleks, et säästa oma lähedasi, ma arvan. Just. Sest ma tundsin võib-olla ennast natukene süüdi ka selles, et nad peavad läbi elama midagi sellist. Ja siis oligi võõrale inimesele, või selles mõttes muidugi Mari-Liis pole võõras, aga endaga mitte nii tihedalt seotud inimesele oma emotsioonid kõik edasi anda selle asemel, et rääkida kellelegi väga lähedasega. Jaa, sest et mina tajusin veel eriti hästi seda, et meil elus ju käib neid kriise läbi igasuguseid pinnavirvendusi, suuremaid, väiksemaid. Aga vaat see onkoloogiline tee on selline, kus see haarab kõik endasse. Et muidu on nii, et juhtub peres midagi, me suudame seda seal hoida, väline ei saagi aru, et midagi toimub, eks ju. Juhtub väljapool midagi, mis siis ikka, valin mingi uue väljundi või ma ei tea, lähme uuele töökohale või on küll korraks raske, on ju. Aga onkoteema on see, mis siis kisub nagu mõlemad pooled endasse. Ja et sul hakkab sees perekonnas tohutu keeris keerlema, sest et kõik keerlevad seda oma moodi ja väljapool täpselt samad moodi. Et seespoolt on siis see tohutu hirm lähedastelt, eks ju. Et mul ikka ei lähe ikkagi see pilt eales meelest ära, kuidas mul 2-aastane või 4-aastane poeg ja 2-aastane tütar oli mul tol hetkel, et siis kuidas 4-aastane palvetas mul voodi ees ema eest. Et ja väljapoolt siis tuleb selline haletsus, et see, et kui ma muidu seda haigust kohe siukse sisemise toore jõuga ütlesin, et ma ei ole statistika, sest et statistika lihtsalt selle lugemise hetkel oli lihtsalt kuidagi selline, mida natukene võib-olla mõistus tõrkus vastu võtmast, et 5 aasta pärast on elus 5-10% haigestunutest, eks ju. Et siis mõistus seda ikkagi kohe nagu ei suuda lihtsalt filtreerida. Ja siis saigi see hoiak, et ma ei ole statistika. Ja teine teema on siis see, et see sama haletsus, et kui ma muidu ei ole pidanud oma teekonda võitluseks, siis vaat see haletsuse pilv oli see, kus ma tundsin, et siin tuleb nüüd küll rabelema hakata. Ja sealt võib-olla siis saigi selline mu suht nagu avatud olek alguse. Aga avatud olla väljapoole on oluliselt lihtsam kui olla avatuna perele. Sest et lihtsalt need valukeerisid on lihtsalt niivõrd suured. Et kusjuures ma mäletan, mina olen ju ka oma lugu nüüd avalikult jaganud Facebookis. Ma isegi tulnud selle peale, et kui ma tegin esimese postituse Facebooki sellest, et ma nüüd olen sellises olukorras, diagnoos on see, vaatame, mis nüüd saab, on hullemaidki asju maailmas, nii et paneme edasi. Et kuidas see mu emale mõjus? Ma pärast, mingi aeg hiljem tuli välja, et kui mu ema seda postitust luges, siis see niitis ta täiesti jalust just vaimse tervise kontekstis, et seda peab ka kogu aeg nagu silmas pidama. Jaa, et see on tõesti nii, et kriisi kukuvad mõlemad pooled. Aga kindlasti minu isiklikus kogemuses on kindlasti olla ise lihtsam selle diagnoosiga, kui olla lapsevanem selles rollis, et selles võttes meil on veel hästi. Aga miks otsustasid ikkagi, et sa tahad seda mitte varjata, vaid avalikult jagada, kuidas see sul vastu võeti, mis saama hakkas? No minu jaoks võib-olla just oligi see, et täpselt samamoodi. Ma hakkasin otsima, kas on kedagi veel. Sest et mul tuleb kohe see jää ja multikas meelde, on ju, et kus mammut näeb lõpuks teisi mammuteid ja oi, meid on veel, on ju, et aga esmapilgul tundubki, et no ei ole. Et ja võib-olla just nagu see noortemate
pildil olek ei olnud veel siis tol hetkel nii laialt massis, eks ju, et praegu on see, et inimesed ikkagi tulevad ja tahavad jagada, sest et see, mismoodi siin teine kaasteline mõistab, seda lihtsalt ei saagi, et mul ikka abikaasa tabavalt ütleb, et jah, et sinu jaoks teine onkopatsient on täpselt sama nagu siis sõdurille teine sõdur kuskil lahinguväljal on. Tegelikult täpselt nii ongi. Ja. Et see ja avatuna tulla ma lihtsalt nägin kuidagi, et ma võib-olla näen ja mõistan seda asja natuke teistmoodi. Ja siis ma hakkasin otsima endale, et äkki on veel keegi, kes ei näe selle, ainult seda karmi poolt, sest et tegelikult selle karmi alla tahavad üldjuhul kõik nagu kinni mattuda ja mis on ka täiesti loomulik. Aga mul ikkagi see elujanu, ma olen niisugune jonnakas plikalt kogu aeg, et mul oli see väike müü, oli vanasti mul hüüdnimi ja mida iganes. Et võib-olla kui sa jõuad nagu oma haiguses sellesse punkti, kus see diagnoos hakkab sind defineerima, et sa näed, kuidas ikkagi ümber kukub ära, sind ei kutsuta enam võib-olla mingitele üritustele, sellepärast, et keegi julge lihtsalt pöörduda, mu tädi tunnistas mulle ka näiteks hiljem, et ta ei julenud mulle helistada lihtsalt. Ja tegelikult nad ei karda ju mitte mind, vaid need tundeid, mis keerlema hakkavad, et tegelikult abikaasa on mulle ka veel hästi öelnud, et umbes, et aitäh, et sa oled kuidagi suutnud seda kõike niimoodi protsessida. Et mingi hetk ma tundsingi, et jah, sealt väsib ka ära, et võib-olla, et sa oled sellise olukorra, siis sa mentaalselt hoiad veel tegelikult ka neid teisi kohati nagu üleval on ju. Aga kusjuures, mina lugesin sinu raamatut Ma valin elu, ma arvan, esimestel nädalatel peale diagnoosi saamist, kus kaudu ma sujuga tegelikult lõpuks siis Facebookis üles otsisin. Ja mul võib-olla oli hästi lihtne teha seda otsust, et ma ei hakka hoidma seda endale või kuidagi üksi kannatama või jumal teab mis, sest et sinu enda jagatud mõtted ja tunded ja kogemused selle sama diagnoosiga elamise kontekstis panid mul kohe mingisugused mõtted liikuma. Et minu lähenemine oli ka tegelikult see, et jah, et Facebooki postitus, kas siis on nüüd terve maailmaga vaja jagada, aga oli 2 põhjust tegelikult sellel asjal, et üks oli see, et ma tahtsin ise öelda inimestele, mida ma neilt ootan. Ja mul alles hiljaaega ka kirjutas üks ammune tuttav, kellel ka lähedasel on vähidiagnoos ja ta küsis, et äkki sa oskad nõu anda, et kuidas käituda inimesega, kellel on diagnoos, et ma ei tea, kas ta tahab sellest rääkida, kas ta ei taha sellest rääkida, kas ta tahab nagu mingit kaastunnet, kas ma ei tea, ma võin nalja teha selle ümber, et kuidas siis nagu käituda vähihaige inimesega. Ja ma ütlesin talle, et aga küsida käest, sest ma arvan, et see ongi väga erinev inimeseti ja ma tänu sinu raamatule jällegi nagu taipasin selle peale võib-olla mõelda ja ennetasin seda just sellega, et ma rääkisin inimestele ise, rääkisin neile kohe ka sellest, kus ma omadega olen, kuidas ma eelistan, et minuga edaspidi ümber käiakse, et nalja võib teha selle teema ümber ja nii edasi, et tegelikult sõbrad olid ka tegelikult tänulikud selle eest, et nad olidki äraootaval seisukohal, et mida nüüd teha, pole ühtegi lähedast inimest, kellel oleks selline diagnoos. Ja tegelikult siin ongi ju juhtfiguuriks ongi tegelikult see haige ju ise, et siin ma mõistan ka täiesti ju lähedasi, eks ju, et nii ongi. Ja loomulikult siin kõik tulevad ju mängu, et need suhtebaasid, kui avatud üldse meie suhted on ju, et ja võib-olla see inimene, kes diagnoosi saab ju ise ka ei tea tegelikult, kuidas ta üldse nagu ennast selle kõige keskel tunneb. Tegelikult sa hakkadki ennast ju tundma õppima seal keskel. Et ega meil on alati, ma ikka mõtlen neid inimesi, kes ütlevad, et nüüd ma olen mingis hullus senvoos, et ükskõik, mis elu mu ette toob, et ma elan kõik üle, et selles mõttes on hea teada, et inimene hoiab kuidagi sellist voogu, aga me ei tea mitte kunagi, kuidas mingid kriisid, kuidas me mingites uutes situatsioonides reageerime, me tegelikult õpime mingeid oma osasid iseendas avastama. Et ja minul oli täpselt sama teema see, et
et ema oli mul see, kes peale mu raamatut, ta luges seda väga võib-olla keeruliselt, eks ju. Ja saime kokku peale raamatu esitlust ja siis ta tuleb minu juurde, ütleb, et tead, aga mul on üks asi, mida ma ei taha näha. Et ma ei taha näha sind kirstus. Et tegelikult mingi hetk on lihtsalt see, kus sa mõistadki, et kõik müürid peavad ikkagi nagu kukkuma ära. Et ei ole nagu see, et me nagu kardaksime neid selliseid raskeid tundeid. Et tegelikult ma olen näinud, nüüd lihtsalt terve selle 7 aasta peale ma kogengi seda, kuidas tegelikult need rasked tunded loovad pinnase millelegi väga ilusale tegelikult. Aga me kunagi ei ole keegi selleks diagnoosiks valmis ja nagu sa enne ka ütlesid, siis meie ettevalmistus võib olla selleks läbi varasemate kriiside, eneseteadlikkuse, ma ei tea, emotsionaalse intelligentsuse, mis kõik siin lõpuks mängima hakkab, et kuidas me siis opereerime või reageerime, et on ju ka väga erinevaid lähenemisi, kus mõni lõpetabki elamise koos diagnoosiga, mõni elab edasi nagu poleks midagi olnud, mõni läheb sügavatesse eneseotsingutesse ja ma ei tea, tõuseb fööniksina tuhast ja neid variante on tõenäoliselt veel ja veel. Et mulle tundub, et minu seda teekonna esimest otsa nüüd siiamaani mõjutas väga palju see, mida arstid mulle ütlesid just selles kontekstis, et ma ju hakkasin kohe lugema, infot otsima, esimene asi, loobud kõigest, mis sulle vähegi võib olla kahjulik, liigud palju, võtsin haiguslehe kuuks ajaks küll ainult. Ja mõtlesin, et nüüd ma olen täiesti uus inimene, hakkan elama uut elu ja sünningi kohe nüüd uuesti ja hullult hoian ennast, on ju. Ja siis ma küsisin ka oma arstide käest, et kas ma, mis soovitusi teie mulle annate või et mida ma peaksin oma elus muutma, kas ma saan toitumisega kuidagi ennast toetada, kas on mingeid praktikaid, midagi, mida nagu lihtsalt sellele, ma ei tea, nüüd tänasele kiiritusele lisaks veel võib-olla peaks tegema. Ja kuna see vastus valdavalt ikkagi on olnud see, et ära mine parem nagu torkima, pärast ajad ennast hulluks kõikide nende igasuguste piirangutega, mis sa endale sead, et ela oma elu edasi. Ja püüa teha võimalikult normaalseid asju, mida sa tegid ka enne diagnoosi saamist. Ja ma saan sellest nagu perspektiivist aru, et tõesti, kui sa mängid ennast väga nurka sellega, et keelad endale kõike ja lõpuks sa ei elagi elu, sest et sa oled ainult üks... Sest oled äärmuses. Oled kuskil äärmuses, jah. Just. Ja siis, aga kuna ma sellise nagu soovituse sain, siis mul mingisugune trots nagu rinnust tõstis pead. Kus ma ütlesin, et okei, ma lähengi tööle tagasi, ega ma ka kehvem ei ole siis. Et lähengi tööle tagasi, kuigi töö juures kõik võtta nüüd aega enda jaoks, et kohane selle olukorraga, ma ei tea, tegele oma perega, mis iganes, sest ei. Tulen tööle, ma panen edasi, ei ole siin midagi, siis kui sain ka teada, et metastaase ei ole tekkinud, öeldi, et võid ka endale aeg-ajalt klaasikese veini lubada, kui tahad ja söö aga šokolaadi ja nii edasi, et siis kui mul arst kinnitab, et mul ei ole ühtegi piirangut põhimõtteliselt, võtta lihtsalt terve mõistusega asja, siis minu jaoks algas tegelikult sellest üks peaaegu pool aastat, ma arvan, kestev kirjeldamatu enesehävitus läbi selle trotsi, kus ma mitte enam nagu kaine mõistusega nii väga, vaid iga kord, kui keegi seadis kahtluse alla, kas ma ikka võin seda klaasi veini juua, kas ma ikka võin seda punast liha süüa, kas ma ikka võin seda šokolaadi võtta või kas ma ei peaks äkki puhkama mitte tööl mingit suurt väljakutset järgmiseks vastu võtma või mis iganes, kõik asjad, mis kuidagi seadsid küsimärgi alla minu toimetuleku või kas mul on lubatud teha asju, mida nii-öelda normaalne inimene tohib teha. Tõssid esile sellise trotsi, et ma tegin neid asju steroidide peal veel. Ehk siis, kui ma veini jõin, siis ma jõin ikka niimoodi, et oli joodud. Kui ma šokolaadi või mida iganes sõin, siis ma sõin, et oli söödud. Nagu igasugune selline terve mõistus kadus sealt tagant minu jaoks ja ma arvan, et see oligi võib-olla mingisugune reaktsioon nagu päriselt sellele diagnoosile, et
et ma ei muutnud oma elus tegelikult mitte midagi. Ma keerasin vinti veel peale. Just. Kuni ma siis sügisel tegelikult peale 2 nädalat Portugali, kus ka ikkagi sai käidud kohvikusse ja mitte liiga palju puhatud, siis ma sain aru, et ma ei saa enam niimoodi edasi minna, et mida ma praegu teen endaga. Et aga see oli palju seotud ka sellega, et metastaas ei olnud. Ma ei olnud võib-olla ka leinanud seda ennast, kes justkui selle diagnoosi hetkel jäi selja taha. Ma ei teadnud, kelleks ma kujunen nüüd selle diagnoosiga koos ja ma olin ennast nagu täielikult kuidagi ära kaotanud või ma ei osanud ennast enam identifitseerida mitte kuidagi ja siis ma püüdsingi olla ühtpidi normaalne, teine hetk tundsin süümepiinu just sellepärast, et ma teen neid asju, mis on ju nii normaalsed tänapäeva ühiskonnas. Jaa, see on selline tuttav teekond ka minu jaoks. Et miskipärast nii ongi, et kui on, ma olen hästi palju sobranud ka nii-öelda saatusekaaslaste lugudes. Ja tegelikult üha rohkem hakkasin seal sobrama siis, kui ma esimese retsidiivi diagnoosi sain uuesti, eks ju. Et mul vist, kui ma mälu järgi ei peta, äkki mingi 2-3 aastat oli vahet. Ja ega sa tunned ennast ikkagi nagu tõsise läbikukkujana. Ega sa vahid ikkagi kõigepealt endal otsa, mis see nüüd siis oli siis. Et ühest küljest ju võid mõelda, et ma ei tea, vaimselt kuidagi jõudsid, ma ei tea, kuhugi kohta, aga tegelikult siis hakkavad mängima ikkagi hoopis muud nüansid jälle, et kukud ikkagi kriisikõveralt jälle sinna tagasi. Küll mitte päris musta auku, aga ikkagi korralikult tagasi. Jah, sest ma ei ole kunagi olnud väga hea selles, et enda jaoks aega võtta, et kui ma sügisel ühel hetkel nüüd jõudsin selle taipamise juurde, et mida sa kulla inimene teed endaga. Et siis ma ühel hetkel adusin, et ma vist peaksin äkki ikkagi korraks võtma aja, et see päriselt läbi protsessida, mis minuga toimub, miks ma nii käitun, kuidas ma valin edasi minna ja see tuli ikkagi väga raske südamega see otsus, et ma võtan nüüd haiguslehe. Sest mul ei ole ju midagi otseselt viga, jah, mul oli üks silm eemaldatud, ühe silmaga sai ka kõiki asju teha lõpuks, on ju, et vaimselt oli raske vahepeal, aga ma tulin lõpuks toime selle kõigega, et mul oli olemas toetav meeskond, toetavad pereliikmed, sõbrad, kõik ümberringi, et ma ei olnud nagu voodisse aheldatud, et see tundus, on täpselt see mentaliteet, et täiskasvanu läheb tööle, kui ta ei ole nagu kõrge palavikuga või ma ei tea, amputeeritud jalaga kuskil voodis, on ju, et ma tundsin ennast tohutult süüdi, et miks ma võtan nüüd haiguslehe, ma tean, et nii palju olulisi asju töö juures toimub, kuigi tegelikult ju kolleegid ütlesid, et palun võta aega enda jaoks, et see on täiesti okei. Aga jah, see klikk pidi nagu mu enda peas, mulle tundub kuidagi ära käima ja ma jäin haiguslehele alates septembri keskpaigast, siis mul veel metastaase aastatud ei olnud. Ja hakkasin tegelema siis päriselt endaga kuidagi, et otsima seda ennast, võtsin endale coachi, kellega koos siis ennast uuesti tundma õppida ja läbi teha erinevad protsessid ka enda sees, et selle kõigega toime tulla. Ja muutsin oma eluviise ja siis, kui mulle juba tundus, et ma olen kuskil nagu täitsa hakkab looma, siis tuli see uus litakas, et maksas 18-20 metastaasi kollet. Opereerida ei saa. Minu geneetiline koostis, kui nii võib öelda, on ka see, kus ainust täna teada olev ravi minu olukorras, minu haigusele ei mõju mulle, mida meil Eestis tänu Kingitud Elufondile täna 2 inimest saavad. Et siis nagu tekkis see teine selline võib-olla nagu kriisimoment korraks, et okei, nüüd see on maksas, nüüd on elule üsna vähe lootust, ravivõimalusi mulle ka väga ei ole, mis nüüd saab. Aga kuidagi jälle ei jäänud koju patjanud ma ikkagi. Et täna ma ravi saan, näis, kas sellest midagi tolku on. Aga siis mulle tundub, et see nagu elu võttis veel mingisuguse
uue pöörde või nagu siis mulle jõudis päriselt kohale, et aga nüüd tuleb ju elama hakata. Jaa. See on hästi huvitav on see, et kuidas inimene ikkagi oma loomult on nagu disainitud, et ma ei tea, miks mulle ikka meil on vaja mingit sükest, et kas ma ikka olen alati seda mõelnud, kas me peame nagu seda mingit üüratut laksu nagu kogema, et lõpuks nagu minna kuhugi sügavuti ja hakata nagu päriselt vaatama, mis su elus toimub, on ju. Aga noh, ma olen ju siis mõelnud, et selline elu mulle anti, et ju siis nii pidi minema, on ju, et tänkaad selle eest, et noh, see laks tuli ja tegelikult noh, nii imelikkusega ei ole öelda, siis need viimased 7 aastat on olnud mu elu kõige kvaliteetsemad aastad tegelikult. Jah, me seda on hästi kummaline tegelikult nagu öelda, ma vahepeal ikka mõtlen, et noh, aga nii on. Kusjuures, kui ma olin esimest korda haiglas, ma mõtlesin, ma olen täiesti napakas inimene. Ma olin nii pikalt mõelnud, et issand, kui tore oleks, kui ma saaksin minna üksinda puhkusele ükskord. Nädal aega lihtsalt mitte midagi teha, on ju, sest alati on see, et kas on kellegi sünnipäev, kas on mingi üritus, kas on mehega kvaliteetaeg, kas on sõpradega, kas on lapsega, vanematega, mis iganes, kogu aeg on nagu mingi kellegi teisega koos, mis on väga mõnus ja väga oluline, aga ma reaalselt ei mäletanud, millal ma viimati nagu päriselt üksinda veetsin aega kauem kui mõned tunnid, on ju. Ja kui ma olin seal haiglas nädal aega oma kiiritusplaadiga, silmast mingit jura voolas ja ma ei tea, keegi mulle väga lähedal ei tohtinud tulla, sest ma olin radioaktiivne põhimõtteliselt, et siis ma lamasin seal ja ma mõtlesin, et oma soovidega tuleb ettevaatlik olla, sest näed, nüüd ma siin olen. Nädal aega üksik palatis, puhkan, magan, kuulan raamatuid ja ma nautisin seda haiglas olemist ja ma mõtlesin, et issand, ma olen vist täitsa napakas. Aga siis ma nüüd mingi hetk rääkisin ühe teise naisega, kes sarnase diagnoosiga ka pidi haiglas aega veetma ja ta ütles, et tal oli sama tunne ja ta kartis ka, et ta on täitsa lolliks läinud peast. Aga tegelikult on see ikkagi nagu hästi karm raputus, et millises ühiskonnas me tegelikult ju nagu elame. Et tihtilugu hakkadki mõtlema, et kuidas siin sellises toksilises ühiskonnas üldse on võimalik nagu terveneda. Et mul ikka mees ütles siin mõni aasta tagasi, et koos diagnoosiga kasvas ka sinul egoism, on ju. Et see selline mingi enda piiride paika seadmine ongi, et noh, mulle mingid asjad enam ei ole vastuvõetavad või võt nüüd on nii, et nüüd ma ikkagi soovin, et see mitte nii, et muidugi, et ma käin oma lähedastest nagu üle teerulliga, on ju. Aga vaata, kuidagi on ikkagi nii, et kui sa ise ennast hakkad väärtustama, siis tegelikult tuleb nagu tasakaaluna ka see teiste väärtustamine rohkem sinna pilti. Et minul oli ka see teema, et ikka täielik nagu selline käsipidur läks peale. Ja kõik huvitav oligi see, et see tuli täiesti üksi. Keset loodust. Täiesti üksi. Ja noh, ega see onkokriis on ju üks kriisidest, ega see ülejäänud elu ju meie ümber ei peatu, olmelu ei peatu, noh, et kõik need karussellid käivad veel nagu edasi, eks ju. Et kui sul on mitu kriisi otsas, siis sa saadki aru, et varem või hiljem ikkagi see elu lükkab su täiesti põlvili. Ja selle jaoks, et minna edasi, pead sa minema korraks täiesti tagasi. Üldse, et mõista seda, et miks ma olen sellisena kokku pandud, nagu ma olen, kust ma tulen, kust mu mustrid tulevad, mis on mind mõjutanud nii, mis on mõjutanud mind naa, ja kuidas siis edasi. Aga kui sa mõtled korraks selle peale, mis elu sa elasid enne diagnoosi, wow. siis ma reaalselt ütlesin, et nagu ilgelt loll on olla nagu see inimene, kes pidi päriselt saama vähidiagnoosi selleks, et nagu lõpuks oma keha kuulata või aru saada, et noh, mul ikkagi nagu keha ladus mulle vihjeid, et halloo, äkki võtaks midagi kätte või võtaks ennast kokku ja muudaks midagi oma elus, aga jälle nagu mu coach mulle ütles, et ma olen õppinud aastatega väga hästi oma keha ignoreerima ja panema täistuuridega edasi sõltumata sellest, mis mu kehas tegelikult toimub, et tagasi mõeldes need märgid olid kõik olemas ja mind isegi natukene ajas vihale, kui ma tahtsin sellest rääkida oma arstiga, ma ei mäleta isegi, kes see oli,
et noh, ma olen ju elanud ikkagi nagu sellist elu, mis tõenäoliselt on kaasa aidanud selle diagnoosi saamisele ja ma ei jõudnud isegi oma lauset lõpetada, kui juba see tõmmati nagu maha, et ära ennast küll süüdista. Igaüks võib selle diagnoosi saada, ka väga terved inimesed saavad vähidiagnoosi ja nii edasi, et ma ei jõudnud isegi oma nagu mõtet lõpuni öelda, kui juba nagu tule välja sellest, et sa mingit põhjust sellele otsid, on ju. Aga tegelikult ma ei lase lahti sellest, ma ei süüdista ennast üldse või ma ei materda ennast nagu selle eest, aga nagu ma ütlesin, jube loll on olla, sest ma tegelikult ju tagasi mõeldes näen jälle, millise intensiivsusega ma elu põletasin, on ju, olgu see läbi töö, läbi, ma ei tea, mingisuguste päästerõngaste, mille abil leevendada oma mingisugust ärevust või kuhjunud emotsioone või mida iganes, et kõik need olid ju tegelikult mingisugused kaitsemehhanismid, millega tegelikke tundeid alla suruda. Ja sellepärast ka me täna ju siin oleme, vähemalt minu jaoks osaliselt, et äkki meid kuulates mõnel inimesel tekib tunne, et ei ole seda diagnoosi vaja selleks, et teha targemaid valikuid. Ja ma kuidagi ikkagi mõtlen, et normaliseerida rohkem seda, et me oleme inimesed. Et see ja tegelikult mina näiteks selle ravi keskel, kui see esimene raviplokk mul käis, siis see esimene keemia oli minu jaoks nagu kõige laastavam ja see oli nagu ma nüüd 4. korral, kui metastaasid tagasi tulid, siis ma arstile ütlesin, et kui sama keemia, siis sorry, aga ma kaasa ei tee. Ja ma mäletan hästi ühte õhtut, kus sest keemiast oli ikkagi nagu nii kehva olla, et kõik see helitundlikkus, see talub puudutusi, lõhnasid mitte midagi, sa ei taha eksisteerida, et need esimesed päevad peale seda ravi on ikka täitsa nagu kutupiilu. Ja ema oli mul siuke majakas, kes aitas mul sellist vahetult peale ravi alati nagu nii-öelda sende olmeasjadega, üritas ka mehele siis nii-öelda toeks olla ja ta tuli sinna tuppa vaatama lihtsalt, kas mul on vaja midagi. Ja mul tuli nagu nii tohutult impulsiivsena üles selline tõsiselt nagu selline tumeda häälega selline nutuhoog. Ja mu ema ei teinud tol hetkel nagu mitte midagi. Ta lihtsalt istus mu kõrvale ja lubas olla. Ja see oli mu elu esimene hetk, tol hetkel 32-aastasena, kus ma sain nutta nii, et keegi ei pisenda, keegi ei suru mitte midagi alla, keegi ei ütle mulle, et kõik saab korda. Sest et vähihaige tegelikult ta ei taha kuulda seda, et kõik saab korda. Et siin ei saa ka lähedastele mitte midagi, sest tegelikult iga lähedane tahab ju head. Aga vahest ongi lihtsalt see, et ärme ütle mitte midagi, lihtsalt lubame sellel turvalisel ruumil olla. Ja see kogemus, ja siin ongi jälle see paradoks selle mängus, et kuidas me, ikkagi see enda kogemus on see kõige parem õpetaja, ükskõik kui radikaalne see kogemus siis ka ei ole, kus, kui ma näen, et mul on ikkagi kõrval inimene, kellel on ääretult raske, siis sa lubad ka sellel raskusel korraks olla. Et sa ei lähe seda pisendama, ära lükkama, et kõik saab korda, homme on parem, mida iganes, et see meie krooniline selline asjadest ülehüppamise soov, eitamise soov, see on niivõrd massiline, et lubame olla sellel valul natuke aega. Just. Ja me kindlasti ühe osa pühendame ka vaimse tervise teemadele. Mitte ainult ühe, vaid tõenäoliselt erinevate nurkade alt tuleb neid loodetavasti palju. Ja samamoodi siis ka räägime lähedastest, sest et nagu enne sai siin ära märgitud, et tegelikult lähedastel on oma tee alati selle vähidiagnoosiga inimese kõrval. Aga nagu sa ütlesid, ei ole vaja ülevoolavat optimismi tingimata, ei ole vaja haletsust, sest need kaks on ka minu kogemuses need, nagu mis on minus kutsunud esile mingi tunde. Kui keegi nagu tuleb, et oi, kuidas sul ikkagi läheb ja mis nüüd saab ja ma nii muretsen, mis on ka tema jaoks normaalne tunda, siis see tekitab minus mingisuguse siukse vastureaktsiooni. Ja teistpidi, nii veider kui see ka ei ole, kui siis teine inimene ütleb, et
küll me sellest jagu saame ja leiame ikka lahendused ja küll kõik saab korda ja ei ole hullu midagi, et teeme kõik, mis saab ja kõik läheb hästi. Et siis tekib ka jälle nagu mingi teistmoodi trots, et kas sa tegelikult ei saa aru, kui nagu tõsine see asi on ju. Aga kui me seda ei jaga ka nende inimestega, siis ei saagi sealt mitte mingit muutust tulla. Just. Et sealt pealt ma olen ka püüdnud nagu siis kuidagi tasakaalukalt väljendada seda, et võtame päev korraga. Mind on hästi palju aidanud see mõte, kui me räägime ka surmaga leppimisest, mis on paratamatus, et me kõik ühel või teisel ajahetkel siit ilmast lahkume, siis küll leierdatud mõte, aga minu jaoks tõesti õlekõrs, et ma võin homne päev jääda, ma ei tea, auto alla või mis iganes võib ükskõik kellega meist juhtuda diagnoosi ka või diagnoosita. Ja täna mina tean või ma oskan märgata seda, et mul võib-olla aega on vähem kui tervel inimesel. Ja meie jaoks see ongi hästi nähtav. Nii-öelda siis jutumärkides terve inimene seda tegelikult ju ei mõista, sest et ka kui lähedasega juhtub midagi, siis tegelikult see surm on ikkagi nagu kauge. Et see need on küll hirmud, seal hakkavad mingid leinaprotsessid käima, aga surelikkuse teema kui selline jääb ikkagi kaugeks. Ja tegelikult mind selle 7 aasta jooksul, kindlasti tegelikult selle surma teemal me räägime pikemalt, aga lihtsalt need on 2 täiesti erinevat teekonda. Just. Nii et elame täna, ärme oota seda diagnoosi või mis iganes muud hirmsat sündmust elus, et teeme valikuid, kus me saame täna juba päriselt elama hakata. Aga aeg tiksub armutult. Ma vaatan, me oleme siin juba varsti 45 või 50 minutit sinuga jutustanud. Et rääkida oleks ju veel väga pikalt. Jaa, aga me ilusti kõik need asjad tegelikult põimemegi vahel oma järgmistesse podcasti osadesse, sest et see on tõesti valdkond, kus rääkida on väga-väga palju. Et meil on tulemas teemasid ümber elustiili, toitumise, vaimse tervise, lähedaste, kaasaegsete ravimeetodite, mis kõik veel, et läheme ka enda looga siis nendes teemades sügavuti. Ja saame oma mõtteid jagada, aga kindlasti me ei taha jääda siia kahekesi lihtsalt heietama selle üle, kui lihtne või raske või millist uuesti sündi me siin läbi teeme, et me tegelikult oleme ju lisaks sellele onkoloogika podcastile asutanud ka Facebooki onkoloogika Räägime vähist gruppi, kus täna on juba ligi 1000 inimest. Ilusat elu. Just, et kui sa meid praegu kuulad ja sa ei ole veel selle Facebooki grupiga onkoloogika Räägime vähist liitunud, siis julgustan sind liituma. Sa ei pea selleks olema ise diagnoosiga, sa võid olla mõne inimese lähedane, sa võid olla meditsiinitöötaja, mingit muud nurkapidi selle haigusega seotud, või sa võid olla täiesti suvaline inimene tänavalt, kes täna esimest korda hakkas mõtlema selle peale, et tulevikus tõenäoliselt 2 inimesel 3 diagnoositakse ühel või teisel eluetapil vähk. Kuidas ma saan ennast sellest kas just kaitsta, aga teha midagi teadlikum. Ise selleks, et mitte seda diagnoosi saada. Et see grupp ei ole kuidagi anonüümsed vähihaiged, vaid tegelikult räägime avatult sellest, et see haigus paratamatult meie ühiskonnas lokkab. Sellel on palju tahke ja see grupp on, ma arvan, väga hea koht, kus ka enda küsimustele kiired vastused leida. Jah, sest et seal grupis ta on meil küll kaunis vähe veel tegutsenud, aga me tõesti käime läbi kõik valdkonnad, tõstatavad ka inimesed erinevaid ise temaatikaid ja üritame siis hoida kõike seda avatuna, tabudeta ja sellises viisakas ja lugupeetavas suhtlemisstiilis, aga praegu on näha küll, et see toetus
ja see selline nagu elujaatavus ja selline nagu uus hingamine, mis on tegelikult seal grupis tekkinud. Me olen saanud iseenda isikliku postkasti nii mitu kirja, kus just üks viimased paar päeva tagasi siin saatis, et vot selle grupiga on mul kui vähihaigel ka nagu mingi selline särts tekkinud või noh, et muidu meid ikkagi vähihaigeid, meid kipub see diagnoos hakkama defineerima nii hullult, et me nagu mattume nende teiste asjade alla ära. Aga seal on see kõik nagu selline kuidagi loomulik, inimlik ja me näeme neid värve nagu teistmoodi, aga me näeme ka seda nii-öelda valu teistmoodi, eks ju. Et julgelt. Liituge selle grupiga ja me teeme tegelikult nüüd, ma arvan selleks hetkeks kindlasti, kui see osa nüüd eetrisse läheb, teeme sinna ka vastava postituse, kus sa saad jätta meile tänasele esimesele avaosale tagasisidet, kas meil oli liiga palju mingeid parasiitsõnu, kas me rääkisime kõigest väga pealiskaudselt ja tahaks rohkem nagu juicimat materjali või oleks ikkagi hea, kui mõni ekspert räägiks sellest haigusest, mitte meie siin oma erandliku kogemuse pealt. Noh, mida iganes, mida sa ootad sellelt podcastilt, kuidas sa täna ennast seda podcasti kuulates tundsid, mis me veel, Pille, teada tahame? Alati võib ka küsida meie enda kohta, ükskõik mis mingi küsimus tekib, küsige julgelt, aga andke ette teemasid. Just, sest et me läheme järjest nagu spetsiifilisemaks, et ikkagi nagu lähme kitsaskohtadesse sisse. Tuleb nii kogemuslugusid, tuleb üleüldiseid teemasid. Ja võib ka täiesti, võib-olla keda te tahaksite meie saates täiesti ka karakteripõhiselt, külalisepõhiselt. Et see on ka selline hea. No võt, aga ma arvan, et selline see saade meil täna enam-vähem saab. Sissejuhatav osa. Ja, Pille ja Kristel. Kristel ja Pille. Aga mis meil järgmine teema on, Kristel? Ja järgmisel korral võtame ikkagi juba eksperdiga laua taha. Ja kuigi me ju kõik teame, et vähk kui haigus meid varitseb ja paljud meist on sellega moel või teisel kokku puutunud, siis soojendame veel natuke seda teemat ja räägime ühe väga kompetentse onkoloogiga sellest haigusest lähemalt. Vaatame otsa sellele, kui suurel määral on see haigus geneetiline, kui palju mõjutab seda elustiil, keskkonnategurid, vaatame ilmselt natukene ka statistikat, räägime ravivõimalustest. Ja räägime sellest, mis vahe on noore inimeste onkoloogilistel haigustel ja vanema inimeste onkoloogilistel haigustel. Just. Et teeme, kui täna oli selline osa, kus te natukene saite meiega tuttavamaks, siis järgmises osas tutvume ikkagi vähiga nüüd lähemalt ja kui teil on mõtteid, mida te tahate sellesse saatesse põimida, konkreetseid küsimusi, mida kõike veel, siis selle kohta ka kindlasti enne saatesalvestust tuleb vastav postitus, kus me teie käest tagasisidet ja ideid ammutame. Ja me jätkuvalt otsime loogikat. Loogika vaheses maailmas. Just. Okei, kuulge, aga siis vaatame, mis siit välja tuli. Öeldakse, et podcasti esimest osa kuulates peab ikka natukene piinlik olema. Ja meie filtrid nagunii on üsna olematud. et küll läheb ajas paremaks ja nüüd ma vaatan, Väätsa vanaema helistab, nii et eks ma peangi selle kõne vastu võtma, kui vanaema helistab, kes on 95-aastane. Just, siis tuleb vastu võtta, on ju. Nii et minge onkoloogika gruppi Facebookis. Üks asi veel. Nii. See saade küll läheb salvestusele mis päeval meil? Või ette pühapäeval? Nii, okei. Aga antud hetkel me istume Kristeliga siin. Meil on kolmapäevane päev. Meil on täna 29. jaanuar. Ja täna on üle-eestiline molutamise päev. Ja Fred Jüssi Maila. Just, et me Kristeliga teame, kui oluline on see molutamine, süütundete puhkamine. Nii et üle kõige ma soovin teile, et see ei oleks ainult selles 29. jaanuaris seda molutamist, vaid et see saaks teie kõikide
nädalatesse sisse pikituna kui normaalsus. Absoluutselt. Ma arvan, selle ilusa üleskutse ja mõttega ongi paslik lõpetada. Me lähme nüüd moilutama Kristeliga. Me lähme nüüd moilutama. Nii et, olgu. Me mõtlesime ka, et kuidas seda saadet lõpetada. Kas me lõpetame nii või? No me mõtlesime, et me ütleme saate lõpus, et ja kui me surnud ei ole, siis kohtume järgmises osas. Te võite meile tagasisidet anda, kas see on liiga kole lõpp või tegelikult on päris okk ja me võime edaspidi ka oma saateid nii lõpetada, nii et nagu muinasjutud ikka. Just. Kui me surnud ei ole, siis elame järgmise osani ja jagame oma mõtteid ja leiame vastuseid koos teiega. Elusat elu. Elusat elu. Onkoloogika. Räägime vähist.